täna teeme ringkäigu mööda vanu bussipeatusi ja natuke ka uuemaid. Lähme teeme. Muidugi Tallinnasse. Nii. Aasta 2003 oli selles peatuses üks viimaseid säilinud vanaaegseid bussipeatuse silte, mis oli seal ka viimaseid päevi vist. See on teine Peterburi tee ääres veel bussiootepavilion. See on Mustamäel, Tervisel. See on tüüpprojekt. Üsna pika pingiga. On ju pikk ping. Pikk pink. Vilde teel. See päris tüüpprojekt ei ole, natuke teistmoodi, aga 14 aastat hiljem muud ei olnud muutunud, kui joonised olid seina peale ilmunud. Graffiti. Männiku. See on Männiku busside lõpppeatus. See hoone lammutati mingil ajal. Jäi vanaks. Jah. Mõigu samuti lammutati, jäi vist tee laiendusele ette. Valdeku. Täitsa ilus korras. Jah, 12 aastat hiljem oli sinna graffiti ilmunud. Ja 14 aastat hiljem oli graffiti juba likvideeritud, aga pink on ka pikk. Pikk pink. No, ikka mahub istuma, kui on inimesi. Hiiu. Hiiuga on selline lugu, et see on ka tüüpprojekt. Ja 13 aastat hiljem oli sinna ilmunud maaling. Maksitrallid oma 33 number autoga. Liivajaam. Ilus puhas. Jah, liivajaamas on ka pikk pink, see on seinast seinani. Sel kellaajal ei ole seal rahvast, aga vahest on. Ja see on tootjamärk ka kivide pealt, TEK. Vanaaegne. Trummi. Trummi näeb ka ilus puhas välja, eks ju. Pink on vist uus pandud, lühem. Mingid väiksed joonised seal seina peal olid igatahes. Keemia, see on endiselt EPI, see TalTech kõrval. Üks läheb suure musta prügikotiga või mis seal kotis on. Aiatee. See on Viimsi pool Tallinna otsas. See on ka tüüpprojekt. Sellised on mitmeid. Kraavi. Kraavi on midagi erilist. Eriline. Seda mujal ei ole ja keegi ei mäletanud, mis ajast see on. Aga linnavalitsuse abil selgitasime välja, et 1987 on see sünniaasta. Tore. Metsakalmistu kõrval. See on jälle tüüpprojekt. Ja varumängijate pink on pikk siin seinast seinani. Vana Pääsküla. Vana Pääsküla on ka üsna pika pingiga ja graffitiga nagu tänapäeval ikka. Pääskülas on neid 2 tükki, teine paistab sealt kumbagil pool Pärnu maanteed on sarnane. Või seal on eriti pikk pink veel. Ja graffiti on nagu igal pool. See on see sama teise nurga alt. Hiiu. See nüüd ei ole tüüpprojekt, sellepärast et siin on taha seina jäetud üks ukse avabel. Ja seal ees niuksi linnukast, lillekaste ka ju. No jaa, lillekastid olid ka. Ja siin on näha, jalgrada tuleb. Nii et inimesed sisenevad tagauksest siia bussipeatusesse. Jah, salauks. Salauks, jah. Ja selline elektrikapp oli seal kõrval. Nii armus nunnu. Võrdluseks mõned uuemad, aga lühema pingiga bussiootepavillionid. Männis on Mustamäel Männi pargi kõrval. Selline ilus pink, 3 inimest ikka mahuks sinna.
enam-vähem. jah, ja see on Männi, see on teisel pool ehitajate teed Männi, vot see on juba 2 inimese pink, kuna seal on see käetugi on keskel, sinna enam kolmas istuda ei saa keskele, eks ju. proovime ja istume. istu selle käetoe peale. Astri, see on loodetuna. selline lihtne konstruktsioon, tänapäevaks ka juba vanem. Pink on selline, nagu ta on. Võsu on Nõmme ja Hiiu vahel, Võsu on selline nimi, nagu polekski Tallinnas üldse, aga on. Nõmme ja Hiiu vahel. selline pingike. Võsu, nagu koha nimi. see on seesama Võsu on teisel autol. Lähme edasi. Lähme. Raudteepeatus Hiiul. Üks inimene istub ja üks inimene mahuks veel sinna isegi. Natuke vähe, kui ainult 2 inimest mahub. No sel kellaajal nagu ei õnnestu rohkem, aga kellaajal. Raudteepeatus, 33 buss. Liino Parv lendus üle samal hetkel, samal ajal. jah, ilus. see on seesama raudteepeatus. Punase jopega tädi on juba ära läinud. huvitav, miks need pingid ei võiks olla seinast seinani? ei tea jah. see on nüüd jälle 2 inimese pink, sellepärast seal on see käetugi vahel. üle 2 inimese sinna ei mahu. mis juhtub, kui istepink on liiga lühike? no vaatame. juhtub see, mis pildilt näha. kes ka sooviks istuda, ei mahu enam sinna. 2 inimest juba istuvad. ei mahu, kuskile ei mahu. siin nüüd 2 inimest istuvad. ja siin juba uued 2 inimest istuvad. üks tädi tuleb 2 kepiga, aga tema enam ei mahu. pikk on hõivatud. täppidi. hüvasti bussipeatused. no tänaseks jah. teinekord vaatame edasi, kui midagi veel leiab. ja lõpus tuleb filmi lõpp lausa 4 keeles. viimasel kohal on läti keeles.